Tuli tähelepanuga tulla. Nii, kell on siis natuke 5 läbi. Vabandust hilinemise pärast. Tuul krõgiseb, et sõitsin nagu mitte omas kodus, ei tee seda. Ehk siis hakkame siis täna rääkima väga siuksel kurval teemal, mis tähendab siis loomafarmides tegelikult päriselu. Ja seoses selle eilse laiviga saime ühendust ühe inimesega, kes siis ütles, et tema on Execo endine töötaja ja siis lisaks on töötanud ka ühes kanafarmis. Ja siis oli ta siis nõus täna nii-öelda seda laivi tegema minuga, sest et kõik, mis ta mulle telefonis rääkis, oli üsna jube ja ausalt öeldes, minu jaoks oli seda päris õudne kuulata, võib-olla mõne inimese jaoks, ma ei tea, kes on harjunud selliste asjadega, ma loodan, et mitte keegi kunagi ei harju selliste asjadega, on see normaalne, aga vaatasin natuke seadusi ja vaatasin natukene, mõtlesin selle asja üle ja siis nüüd olema siis selle, nimetame ta siis täna Tiinaks. Ta ei ole Tiina tegelikult, ma tean, kes ta on ja ta on täitsa siin olemas, et ei ole mingi fantoominimene, aga mina ise pakkusin, me otsustasime nii, et ma ei näita ta nägu ja seda põhjusel, et ta tegelikult kardab. Ja ma tegelikult, Tiina, tule natuke lähemale ja said paistasid nagu nii välja, et sa kuulda oleks inimestele. Pange pöial, kui on kuulda, et ma küsin, ütlen sulle lihtsalt tere, Tiina. Tere. On kuulda? Või ta tuleb veel lähemale? Pange pöial, kes kuulis, et on teda hästi kuulda. Okei, loodame, et on siis. Andke märku, kui ei ole. Ühesõnaga, ma küsin, Tiina, sinu käest praegu sellist asja, et see, et me praegu sinu nägu varjame, sinu nime varjame, sinu elukohta varjame, miks me seda teeme, et kas sa tunned, et sul ei ole turvaline, kui sa oma näoga välja tuled neid asju rääkima? Ma ei usu, et asi on turvalisuses, vaid mind ümberringi inimesed teavad, farmi juhataja ja farmi töölised teavad ja sellepärast ma ei taha oma näoga. Nagu et väike koht ja sa natuke tunned, et sa võib-olla ei ole nii. Okei. Sa kirjutasid mulle tegelikult sellist asja ka, kui ma pakkusin, et sa ei pea siis tulema näoga, et ma ise tundsin ka, et võib-olla see on liigne survestamine sulle, eks ju, et näoga nagu olla siin, et sa ütlesid, et tegelikult sind on selle tõe rääkimise pärast ka ähvardatud. Räägi, kas on? Jah, mind on lubatud pildiku taga maha lasta, nuga anda, ähvardatud, et me leiame siin niikuinii üles, kui sa oma suud kinni ei pane. Päris jube, et mina loomakaitsjana olen igasuguseid ähvardusi kuulnud, aga ma kujutan ette, et ma olen sinuga võrreldes üsna karastunud selles, et jah, ega mind eriti nagu ei kõiguta, aga ma nagu midagi karta ei ole, sest ma ei ole midagi halba teinud. Pigem see, mis toimub, on minu jaoks nagu väga vale ja vägivaldne. Et sa rääkisid mulle päris mitmeid seikasid ja päris kahest erinevast kohast, et saan ma siis aru, et sa tegelikult oled siis, mitte küll praegu ei tööta enam Execos, eks ju, vaid sa olid Execos tööl siis, kui oli see esimene katkulaine, sa ütlesid. Jah, ta oli 17 aastat tagasi. Ei, see ei ole nii ammu, see oli 2015, see on 10 aastat tagasi. Võib-olla. Ja natuke on sassis. Et esimene katkulaine, et sina nägid siis pealt seda, räägime natuke sellest bioturvalisusest, et mis sina arvad sellest Execos seakatku sissemineku võimalustest täna, et sa ütlesid ka, et sulle tundub see suht võimatu, et räägi natuke, kuidas seal see üles ehitatud oli see selline bioturvalisus, et kus sina täpsemalt seal töötasid, mis osakonnas? Mina olin tööl poegimises. Me läbisime kõigepealt desovanni. Siis me läksime puhta poole peale, vahet läksime duši alla, siis läksime sauna, mis oli väga kuum. Siis läksime musta poole peale, panime riided selga, Execo enda riided. Me ei tohtinud mitte midagi kaasa tuua. Ja siis läksime tööle, et
seal ei saa mitte kuidagi moodi, isegi sääsk ei pääse sinna sisse. Et erinevalt paljudest teistest farmidest, siis see suur Execo farm, kus on siis üle 53 000 sea, tegelikult on väga hästi turvatud selles mõttes, et sinna haigused nagu tegelikult sisse pääseda ei tohiks, eks ju. Isegi kui sa lähed musta poole pealt, lähed sisse lauta, siis on nii suur desovann ees, et sa ei saa isegi desovannist kõrvalt mööda hiilida. Kas seal olid kaamerad ka? Mäletad sa toona? Ma usun, et täna ilmselt on, aga kindlasti kas toona olid võib-olla mitte, siis et sa ei oska öelda, okei. Et kas seal on, sina olid siis selle suure korrusmaja peal, olid need toona need poegimisalad või läksid sa sealt nende madalate hoonete peale? Korrusmaja. Et kas seal korrusmajade, sa ütlesid enne ka, et nende erinevate hoonete vahel on siis nagu ikkagi nende vahel on võimalik liikuda, nii et sa nagu õue ei lähe, eks? Kas need erinevate hoonete vahel on veel ka mingid desotamiskohad? Mina ei ole seal käinud, minu töö oli ainult PTA operaator. See tähendab siis poegimis, sina tegelesid põrsastega? Ja, minul oli oma laut, mille eest mina pidin vastutama nii põrsaste heaolu kui ka emiste heaolu eest. Okei. Hästi, et siis tegelikult sellist nagu majade vahel liikumist nagu nendel, kellel sinna teise majja asja ei ole, seal nagu üldiselt ei ole, eks ju? Meil oli keelatud minna. Isegi keelatud ja räägi, kas sa võisid midagi kaasa ka võtta lisaks nendele riietele, mis sulle sealt Execos selga anti? Kas sa võisid sinna võtta kaasa? Sa pidid ära võtma vist ehted, eks ju kõik? Kas oli lubatud telefon näiteks kaasa võtta? Telefon oli kaasas. Oli kaasa lubatud toona võttes. Täna ma tean, et ei ole vist lubatud isegi. Vähemalt Nurme farmi omal ütlesid, et ei olnud lubatud. Ma proovisin küll seal töötajatega suhelda, et äkki nad saavad. Tolle veel oli, et telefon võis olla, aga midagi muud ei tohtinud. Okei. Ja sinu siis, räägi natukene sinu seda vastutusala siis, et mida sina pidid seal siis jälgima ja mis see sinu nii-öelda siuke igapäevaelu, selles mõttes jah, me jõuame nende õudsete asjadeni nagu eraldi, aga mis see nagu põhimõtteliselt oli siis sinu hallata seal Sigalas, selles poegimis Sigalas. Et sa läksid hommikutööle, mis sa tegema hakkasid, räägi? Kõigepealt panin laudast tuleb põlema, siis käisin lauda läbi, et kas mõni emis on poegima hakanud või mitte. Ja kui oli mõni emis poegima hakanud, siis oli seal aias või aia vahele jäänud põrsapoegi, kes olid ära surnud, kas oli surnud sündinud või olid emise külje all ära lämbunud. Et siis ma pidin hakkama koristama kõike seda. Laipu koristama, kes olid seal siuksed poolpõdurad, et need pidid ära tapma, võtma jalust kinni ja lööma vastu maad surnuks. Vastu betoonpõrandat, siis pead pidi lõitsa neid väikseid võrsaid surnuks. Okei, kui sa nüüd sina mõtled natuke, et kui sinna tööle läksid, kas sulle selgitati tööle minnes ka, mis on sinu tööülesanne? Ja mulle öeldi, et ma pean seda tegema, muidu meie teed lähevad lahku. Okei, miks sa seda tegid siis? Miks sa toona nõustusid seda tegema? Sest kuna ma olen 5 lapse lapse ema, kasvatasin üksipäini oma lapsi, leib on vaja ju lauale tuua. Ei olnud palju valikuid, eks? Kas iseenesest sind nagu kuidagi, ütleme niimoodi, et kas sind õpetati välja ka alguses, kui sa läksid sinna, tehti mingisuguseid praktilisi koolitusi sulle, kuidas maha lüüa või öeldi, et võta lihtsalt ja tee ära või näidati ette, kuidas teha? Näidati ette. Esimene ka näidati ette, mida ma tegema pean, kuhu ma laibad korjama pean. Et kuidas siis vastu betooni? Kuidas emised välja vahetada, kui emis hakkab oma poegi murdma. Et see tähendas seda, et sa siis pidid eemaldama põrsad nagu selle... Ja emise juures tõesti kiiresti ja emise välja saatma. Ja siis valisin vastu endale sellest laudast emise, kes oli nagu juba ära poeginud, oma lapsed üles kasvatanud. Kõige parem oli nagu 5. poega emis. Et 5. korda poeginud emis siis. Sa natuke nagu rääkisid enne ka seda, et kui palju need emised üldse poegivad, et seesama emised, mitu raksu nad siis seal, teil vist olid need kuidagi numerdatud seal, et mitmendat poegimist ta tegi, eks ju. Et mis see maksimum oli mingi aja jooksul sul seal? Mina nägin kõige vanemat emist oli 8. poega.
8. poegimist Jah. ja mis see ajaraam võis olla tal 8 aastat või vähem kui 8 seda aastat? ma ei tea. Pigem vähem Meile vist. toodi lauta emised, siis anti mulle laut, et hakka nüüd toimetama ja sa nagu jah, ilmselgelt nägupidi ju kokku neid ei viinud, on ju pärast, et kes tagasi tulid. Kaua sa olid seal tööl üldse? ma olin 3 aastat seal tööl. 3 aastat? Jah. Okei. Ma saan aru, et siis nii-öelda see, kas seal nagu üldse kaaluti mingisugust teisi tapmismeetodeid ka või ei, ainult see vastu maad surnuks ja kõik. Minu jaoks oli see niivõrd võõras ja ebanormaalne, et kas teisi viise siis ei ole või? Okei. Kas palju teid siis oli neid, kes sellega tegelesid toona seal, et palju neid töötajaid oli? Kui ma nüüd õieti mäletan, oli meil 6 lauta seal osakonnas ja igas osakonnas oli 125 siga emist ja kõik poegisid. 125 korraga poegisid sisuliselt siis mingisuguse perioodi vältel, jah? Palju seal siis neid laipu tuli päevas või ööpäevas, ütleme nii? No kui poegimisperiood oli, siis oli neid laipu ikka päris palju. Kuni 50 laipa. Ööpäevas. Palju nendest olid need, kes siis ise olid ära surnud umbes protsentuaalselt ja palju ka sina siis pidid nagu nii-öelda selle tapatalgut läbi viima? No võib öelda, mingi surnud sünde oli mingi 15 ja ülejäänud olid siis, mis tuli ise maha lüüa. Siis umbes 35 tähendab põrsast tuli siis sul endal vastu maad siis lömastada, pea lömastada. Päris jube on ju. Et ausalt öeldes, ma ei tea, kas nagu kaasaegses ühiskonnas, 10 aastat tagasi oli ka üsna kaasaegne ühiskond juba ja üsnagi loomakaitseseadused ja kõik ju kehtisid, et ma nagu inimesena ma nagu ei mõista seda, et kuidas see üldse võimalik on, et tänapäeval nagu sellisel moel toimub suurtööstuses üldse nagu loomadega käitutakse või selline tapmine, eks ju, et ei saa ju nimetada seda mitte kuskilt otsast humaanseks. Okei, et need suurvarmid ja neil on vist omad seadused ja omad mingid tingimused ja seda siga vaadetakse kui lihtsalt mingit liikuvat, ma ei tea, objekti või käntsakat liha või aga selline nagu täiesti austuseta kohtlemine, ühe looma elusa hinge kohtlemine, see on nagu täiesti vastuvõetamatu ja arvestades seda, et olgem ausad, et siga on ikkagi sisuliselt koeraga võrdne või vahest koerast targem isegi, et siis kui me täna paneksime, ütleme paneme nüüd oma nagu mõttes, eks ju, sinna sulgudesse reaalselt koerad. Kas täna nagu, kuidas me siis erineksime Koreast näiteks või kuidas me erineksime mingitest arengumaadest, kus toimub näiteks koerte tapmine, eks ju, söögiks või võitlusteks, tegelikult ei erine, on ju, et kui me paneme nagu selle sinna, siis ausalt öeldes on päris jube, et ma ei tea, kas inimesed vaataksid siis ka pealt nii külma närviga ja teeksid seda, et kutsikaid pead pidi vastu maad puruks ja ei teeks vist, on ju, et üks asi on see, kui see põrsas on niivõrd pisikene, ta ei saagi aru, mis temaga toimub, ta on äkksurm. Aga kui sa saadad lauda välja ja kellelegi ei meeldi see suur, ütleme 7-kilone põrsas, siis tema pidid see samamoodi. Mina pidin selle looma ära tapma. Mul ei antud isegi nuga, et ma saaksin tal kõri läbi tõmmata või mida iganes. Aga kuidas see tapmine siis? Pidid selle suure põrsa vastu maad surnuks lööma. Ta hakkab vastu. Kuidas sa 7 kilost jõuad taguda vastu maad surnuks? Pidid. Naisterahvad panid sellist mul asja üle. Mul oli jutu maitse suus, kui ma tampisin seda põrsast vastu maad. Mul olid põrsa aju, tükid olid mul õla peal. Ma väga vabandan, ma natukene vajan vist hetke. See on kohutav. Et seda kuulda on päris ränk juba isegi, et okei. Palju sul neid suuri põrsaid seal ka umbes tuli, et kas seal oli päevas 1 või 6 mõni või kuidas sa seda hindad,
et mitu neid, kuidas need suuremad siis olid? Ma saan aru, et see laud tehti tühjaks kuidagi. Kuidas need suured siis jäid sinna niimoodi nagu ripakile, et neid tapma pidi? Kui laud saadeti välja, siis praagiti välja siuksed natukene nõrgemad. Siis need tuli siis lauda pärenesel endal ära tappa. Palju neid umbes oli siis lauda väljasaatmisel? Hästi vähe. Mõned siis, jah? Ja 2-3 tükki kõige rohkem. Aga kas see oli tulnud siis nagu jutuks või kaalumisele kuidagi, et nad on juba ju nii suured, et kas et need siis lihaks teha või? Ei, keegi ei küsi, kedagi ei huvita. Sina pead oma tööd tegema, kui sa seda ei tee, siis lastakse sind lahti. Okei. Päris julm jah, et praegult nagu osalt öeldes ma isegi seda fakti veel ei teadnud, et neid suuri, ma mõtlesin, et kõik need pisikesed, eks ju, et visatakse nagu kärbseks vastu põrandat lihtsalt surnuks, aga et nagu suuri pidi tapma, siis ma millegipärast arvan, et see on igasuguse seaduse vastane, et kui päris kindlasti 7-kilose põrsa sellisel moel tapmine on seaduse vastane. Ja kui täna inimene räägib, et ta 10 aastat tagasi sunniti teda eksekalt selliseid protseduure läbi viima, eks ju, siis me ei taha ma nagu leian, et nagu keegi nagu sealt ju, need samad inimesed kõik seal ametis põhimõtteliselt ja samad, aga kas siis veterinaar, ma mõtlen, et teil oli ju mingi vastutav veterinaar seal laudas ja kas tema nagu ei avaldanud selles osas arvamust, et ennem peaks poltpüssiga kuidagi uimastama või mingeid selliseid lahendusi ei olnud siis? Ma nägin ühe korra, kui püssiga lasti emis maha keset koridori. Sa mõtled nagu jahib mingi püssiga? Ja. Ma tulin laudast välja ja järsku kuulsin, et pauk käis ja siga hakkas hullult röökima. Ja siis ma nägin, et meesterahvas seisis kõrval, püss oli käes ja lasi selle emise maha. Miks ta niimoodi tegi? Ma ei tea. Et ta jooksis siis kuidagi koridorisse emis või ta viidi, lohistati koridori ja siis lasti ta maha lihtsalt. Need emised jäävad peale, osa emised jäävad peale poegimist, jäävad jalutuks. Nad ei jõua enam püsti tõusta. Miks? Nad on nii kurnatud. Okei, kas need olid siis, selles mõttes peale poegimist nad ei tulegi nagu enam jalgadele või? Paljud, jah. Paljud? Jah. Ühe lauda korra pealt saadad sa mingi 5 emist välja. Sellist, kes ei tulegi enam kunagi jalgadele peale poegimist? Nad on nagu keskelt kokku tõmmatud. Ta on nii kõhna ja nii ädine. Okei. Ja sellisel juhul siis lohistati üks selline jalutu emis siis keset mingisugust ruumi seal veavad välja ja siis lasti püssist maha. No ütleme niimoodi, et see on kõige jämedam jahi- ja relvaseaduse rikkumine üldse. Et tegelikult selline asi laudas toimub. Me ei räägi isegi sellisest loomast ju, kes eest oleks ära jooksnud või keda mitte kuidagi teiste kätte ei oleks saanud, eks ju. Et räägime praegult vabandust. Vabandust. Ei, ma saan hakkama. Me räägime praegult inimese enda ekspluatatsiooni süül jalutuks jäänud loomast, kes siis lohistatakse sulust nagu jalgupidi välja ja lastakse lihtsalt relvast maha. Okei. Ja ma lihtsalt, mul on väga elav ettekujutusvõime ja ilmselgelt see nagu liigutab meid päris tibedalt, et selleks ma valmis ei olnud. Isegi ma plaanisin selle laivi ja kõik ja vabandust, ma selleks valmis ei olnud. Aga okei, see on nüüd... Ühesõnaga, siis saadeti see nii-öelda siis laud tühjaks, ma saan aru, siis tehti mingi desotamine, oli. Okei, ja siis toodi, kui kaua see vahe seal oli siis, kui ta oli mingi paar päeva oli laud täiesti tühi, kus käis suur pesu. Pesuritega pesti kõik terve laud puhtaks, desotati ära ja siis toodi uued emised sisse. Samamoodi jälle 120 emist. Ja niimoodi kuu aega. Siis nad said pojad nii-öelda põrsad, siis neid hoiti seal kuu aega umbes ja siis põrsad viidi oma teed ja emised läksid siis kuhugi uuesti tiinestuma, eks ju.
meie pidime miksima seal, et kõik oleks omas suuruses, pisemad lähevad siis nagu 5. poega emiste juurde, et nad kosuksid kiiremini ja väiksemad läksid siis 3. poega emise juurde, kui oma ema ei suutnud toita. Okei, seda juhtus tihti, ma saan aru. Ja, see miksimine käib kogu aeg. Okei, et see emis siis poegis, nii et tema ei saanud üles kasvatada tihti neid oma poegi. Okei, ärme omista inimeste tundeid loomadele, ma saan aru kõigest sellest, aga nii, aga siis põhimõtteliselt räägime siis natuke nendest tingimustest, et kõik on nagu ilmselt mingitel välismaa piltidel ja kuskil näinud, sest et kodumaiseid tingimisi hoitakse jubedalt saladuses, aga üks vahe siin lekkis, üks Execos tehtud video. TikTokis oli üleval, ma panin selle ka üles siia kuskile oma ajajoonele, et tagasi kerides leiab selle ülesse. Et seal oli siis näha, et palju sellel ühel emisel, kes siis poegima sinna lauta oli toodud, et palju tal umbes ruumi oli. Et mis see umbes see raud, ma nägin, seal oli nagu rauast, on see õige, eks, et raud oli ümber rauast need mingid seinad, eks, nagu võre või siukene, et kui suur see umbes oli see ala siis? Või kui palju see emis mahtus seal üldse liikuma või? No ta kuidagi moodi koperdas ja väänas ennast püsti seal. Aga kui oli väiksemad sorti emis, siis esimest poega emis, siis ta hüppas aiast välja. Ta kartis. Üle siis tuli sealt täitsa või? Ta hüppas sealt välja niimoodi, et lõhkusin oma jalad seal vastu aed ära, et seda emis tagasi suruda. Ja siuke tiine emis, lõpptiine, eks ju, siis põhimõtteliselt võis vigastada sellega ju poegi seal enda sees, siis sündisid jälle vigased pojad, kes tuli siis vastu maad pead pidi surnuks lüüa. Aga suuremad emised, neil ei ole nagu eriti liikumisvõimalust. Püsti tõusta nad hakkab nagu püsti tõusma, ta koperdab ja väänab oma jalgu, et sinna kuidagi moodi püsti saada, sest see põranda ka ju pissine, mida iganes. Räägi, mis seal põrandal all üldse neil oli, kui nad seal on? Raudpõrand. 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 Ja ees, kus on läga, see on nagu plastik, niisugune paks plastik. Okei, ja see, kus nad nagu seal külili nagu maugid maas on, eks ju, liikuma praktiliselt ei mahu, et pojad tissi otsas, see on rauast. Ja. Poegadele siis sai pandud saepuru alla, et neil on soe ja lamp. Aga mingit põhku või siukest pehmemat asja, mitte midagi? Ei, saepuru. Ja sellele emale ei pandud midagi alla sinna raua alla? Aha. Okei. Jah. Kujutad ette, et nii pisikene aed. Ma nii mäletan. See on mingi meeter korda meeter või ma ei tea, või natuke suurem või ma ei kujuta ette. Ta ei ole isegi meetrit. Ei ole meetrit? Ei, lai ta ei ole meetrit. Ma mäletan pesakonda, kus oli 18 põrsast. Ja ema toitis kõik oma põrsad ilusti ülesse. Nii? Nad olid nagu dalmaatsia kutsikad, nad olid nii ilusad. Ja kõik terved, aga jah, oli ka pesakondasi, kus ei jäänud nagu midagi eriti alles. Oota, aga ma ei saa ikkagi oma ettekujutusest praegu, et ma ei saa aru, et kui see ema oli seal nüüd külili selles jeeli meeter korda meeter, eks ju, asjas, kuidas need põrsad ju järjest kasvasid? Kus nemad siis olid? Nad olidki sama hästi kui üksteise otsas. Sest emis võttis ju oma ruumi ära ja siukene väikene ruum, mis oli põrsast ära. Sama suur oli siis kas 5 põrsale või 18, jah? Jah. Nad olid kõik magasid, kui nad suuremad olid, nad magasid kõik ümber emise, kus vähegi võimalik oli. Ja otsas, jah? Sabal, igal pool. Sita sees siis niimoodi, situs pähe poegadele. Jah. Sest tal ei olnud ju võimalik kuskil mõnele lasta. Okei. Nojah, päris õudne. Ma ei tea nagu selles mõttes, et kõik seda kuulates siis ma ei tea, minu arust tuleks nagu see putka seal nagu maha lammutada, ära lõhkuda. See nagu, see ei ole nüüd enam küll nagu mitte mingisugune normaalsus nagu mitte kuskilt otsast. Ma ei tea, kuidas
kuidas need omanikud saavad üldse mingisuguse sellise asja püsti ja kuidas saavad nagu PTA ametnikud, nad ju käivad seal kontrollimas kogu aeg, eks? Neil on ju mingid omad kontrollid, iga lauda peal on mingi oma kontroll, et kuidas sa saad töötada sellisel ametikohal ja öelda, et see on okei. Et see on täiesti okei. Ja kirjutad allkirja alla, et siin oli okei, on ju. Las sitad surevad, põhimõtteliselt. Ei hoolita loomadest. Ja käsitletaksegi nagu lihtsalt tükki peekonit, eks. Ja taluomanikul keelatakse sea pidamine, sest pole euronõudeid. See on mingi nali või? Kas need on euronõuded siis meil seal? See on loomade piinamise. Ma täitsa huvitav, kas need on euronõuded seal sigalates? Ma võtsin isegi nagu huvi pärast nagu siukse asja lahti nagu Riigi Teatajas, eks ju, nõuded sigade pidamisele ja selleks ette nähtud siis ehitise ruumi kohta, eks ju. Ja kui ma nüüd päris aus olen, siis ma vaatan kohe, kas ma saan seda endale ette suurendada. Nii, 200 korda. Nii, et siin selles mõttes, et me ei saa nagu, sina ei saa, eks ju, rääkida vist siis sellest nõusigade pidamisest, sest seal sa ei olnud, sa saad ainult sellest poegadest ja emistest rääkida. Aga seal on ka nagu meil nõuded on, noor emiste ja emiste pidamise nõuded on siis selles seadus paragrahv 7 on põhimõtteliselt mingitest rühmasulgudest räägitakse siin, kas mingit rühmasulgu ka oli või mida nad selle rühmasulu all mõtlevad, siis pojad ja ema või? Siin on nagu selgelt nagu mingisugused seadused, kus on siis nagu pandudki siuke number nagu kirja, et 1,64 ruutmeetrit ja 2,25 ruutmeetrit vaba põrandapinda peab olema iga seemendatud noor emise tiine emise kohta. Ehk siis 1,64 ruutmeetrit on siis mitu meetrit korda meetrit. See on ju põhimõtteliselt, see ei ole isegi nagu, see ei olegi üks meeter lai. Nagu ukseauk ja sama pikk kui ei ole meetritki pikk või meeter pikk. Kui pikk siga on, jah, seapikkune täpselt umbes. Jah, ta on tagumik on vastu aeda. Tagumik vastu aeda? Tagumik on vastu aeda. Okei. Ja kusjuures siin seaduses on hästi huvitavalt see, et siin ei ole nagu öeldud, missugune see pind peab olema, eks ju, mille peal siis see emis lamab seal vähem kui meetri korda meeter putkas nii-öelda. Et siin on lihtsalt räägitud nagu mingisugusest drenaažist, eks sita drenaaž, tasane pind ja rohkem nagu ei ole. Ja siis on räägitud mingist allapanust, eks ju, pole ka täpsustatud, mis seal allapanu all siis mõeldakse. Et ja rühmasulu külje pikkus peab olema vähemalt 2,8 meetrit, kui rühmas peetakse alla 6 emi, siis peab sulu külje pikkus olema vähemalt 2,4 meetrit ehk kujutate 5 emist 2,4 meetrit. Kuidas sinna mahub üldse nii palju loomi? Nad ongi ju jalgupidi üksteist seljas. Okei, kas sa nägid sellist asja ka, et see tõttu, et nad olid niimoodi hunnikus, nad sõtkusid üksteist ka ära või? Vigastasid näiteks üksteist või... Emis ja põrsud on ühes aias, siis tuleb uus aed kohe. Ja seal on teine aed on vahel. Nii? Sein, nii? Jah. Kas nad nagu üks sein on vahel siis, jah? Nii? Ja nad pugesid sealt vahelt ka kuidagi või? Ei, nad ei saa teise aeda kuidagi moodi. Okay. Nad on kõik omas aias emis ja poed. Aga kas nad seal oma aia piires siis vigastasid ka tihti ennast? Ei, loomulikult nad jäid raudade vahele, emis magas nende peal, ta röökis niimoodi, et pärast olid jalad olid sinines, pea oli sinines, pidi poputama teda. Seda poega siis, et emis magas nad ära niimoodi, eks. Et selle asemel, et nagu loomale rohkem ruumi nagu võimaldada, siis põhimõtteliselt oli see ruum nii pisike, et nagu magas neil otsas. Kui laut hakkas välja minema, siis oli põrsa ja emise see aed oli nii täis, et neil ei olnud ruumi liikuda.
tihedalt nagu püsti no, jaa, nad on nii suured, on niisugused. ei no ma mõtlengi, et seesama ruum on ju vastsündinud põrsal ja siis kui suured nad välja, mis olidki 7-kilosed umbes, jah? Kuskil niimoodi. Okei, kuu vanuselt siis, jah? Jah. Ja siis nad nagu ei mahtunud seal, noh, ma ütlengi see, kui kujutan ette, et see 18 põrsast, kuidas ta selle emisega sinna meeter korda meetri peale ära mahtus. Ja hüppavad üksteisele selga, sest neil ei ole ruumi kuskilt mööda minna. Ja mõni hüppas üle ka, siis vigastas ennast. Ja... ei, üle aia ei saa, aed on nii väga kõrge. Okei. Ma arvan, et Kersti Kuusik, sa kirjutad et seal on teiste käest uurida. Tema räägib oma kogemusest praegult, et võib-olla mõnel teisel on teine kogemus. Inimestel ongi erinevad arvamused. Kui inimene töötas seal 3 aastat, siis see ei olnud mitte ainult hädasunnil töötamine, eks ju, vaid päris pikk tööstaaž. Ja kui ta räägib, et 3 aastat seda tegi, siis mul ei ole nagu põhjust kahelda, et see nii oli. Aga ühesõnaga räägime siis sellest, et kui sa sinna tööle läksid, eks, siis sa ütlesid, et sul ei tehtud ühtegi nagu mingit koolitust ei tehtud, või tehti koolitus? Ei tehtud, okei. Räägi veel, mis sa seal tegema pidid siis. Mis protseduurid veel oli sinu nagu täiesti tavalise inimese, kui sa läksid sinna tööle, mida sul teha paluti? No minu töö oli emiste ja poegade heaolu tagamine, miksimine, põrsaste hammaste lihvimine, sabade lõikamine. Kastreerimine, ja. Munade lõikamine. Ja. Ja selles osas sulle ei tehtud mitte ühtegi koolitust. Niimoodi paberit, midagi ei väljastatud, mitte midagi. Ei. Teised naised tulid lauta, veterinaar tuli ka ja korjasime sealt aias need põrsad kõik kärusse ja kõik protseduurid viidi läbi. Ja siis läks põrsasse uuesti aeda. Ühesõnaga, sa tahad öelda praegult, et kõik protseduurid sa pead silmas niimoodi, et korraga ühele põrsale tehti siis niimoodi, et võeti maha nagu munad. Ehk siis ma igaks juhuks täpsustan seda, et see ei ole mingi siuh ja tehtud asi, eks. Et see on nagu kassi kastreerimine. Mina olen loomakliinikus töötanud päris pikalt ja näinud ja isegi nagu kõrvalt ka nii-öelda osalenud selles, et ma tean, mis on kassi kastreerimine ja seda tehakse anesteesias ja täiesti põhjusega, sellepärast, et see kass rabeleks ja seda ei olegi võimalik hästi täpselt teha, kui ta rabeleb, eks ju. Lisaks see valumoment muidugi, et see käib siis niimoodi, et seal munandi kott lõigatakse pealt siis ühtepidi lahti, eks ju, siis teistpidi lahti ja siis tõmmatakse või pigistatakse see välja sealt seest, lõigatakse nii-öelda ära ja seotakse siis see soon kinni sealt veresooned, eks ju, sõlm peal, et seal ei õmmelda midagi, täpselt osad teevad ka kassidega nii, see on täiesti okei, selles mõttes, aga see ei ole mingi 1 minuti teema kindlasti, see on päris, 1 minutiga ikkagi sa päris nii tsiuh-tsiuh ei, võib-olla ma ei tea, See oli mõstöö, mis, need põrsad ausal lendasid sinna aeda tagasi. Okei, mõnel oli see röökisid sul pihus. Aga see tähendab seda ja samal ajal siis lõigati siis kuuma rauaga ära saba ja lihviti hambad mingi masinaga. Lihviti hambaid niukse ringleva viiliga, nii et toss oli üleval. Siis võeti saba ja... Et ühesõnaga, põrsas võeti kinni ja siis ta hoidis siis mitu inimest kinni või siis ma kujutan ette, et see... ta oli nii pisikene ju. Ahah, mitu päeva ta vana oli siis? No ütleme 3 päeva. Kui laut oli kõik poeginud, siis tehakse seda protseduur. Ringiga kõigile ja. Et võeti siis see põrsas, keerati kumuli, tõmmati korraga munad ja sabad ja hambad kõik, eks. Kas mingit anesteesiat ei tehtud sellele põrsale? Ei. Okei, mingit valuvaigistavat süsti tehti? Ei. Antibiootikumi süst tehti? Antibiootikumi süst ainult. Okei. Kas mõni põrsas... Ühesõnaga, mina nüüd võtan siit kõrvale jälle selle seaduse punkti, eks ju. Ja siin on eraldi meil seaduses täiesti kirjas selline asi nagu... sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarsete menetluste loetelu ja neid läbi viivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisele ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele. Ja siin on nüüd paragrahv 18 on, millised menetlused on siis nagu veterinaarselt lubatud.
loetelu: kuni 7 päeva vanuse põrsa silmahammaste lõikamine, kuldikihvade lühendamine, saba lõikamine, sea kastreerimine meetodil, mis ei põhjusta kudede rebenemist ja väliaedikust peetava kuldikärsa rõngastamine. Ehk siis lisaks on siin nüüd öeldud niimoodi, et sabade lõikamine on lubatud üksnes juhul, kui muud sigade pidamise keskkonda ja loomkoormust arvestades rakendatud ennetavad meetmed sabade närimise ja muude nii-öelda siis nende vigastuste vältimiseks ei ole andnud tulemusi, et kas seal pandi ühe jutiga kõigil sabad maha või? Et seal ei analüüsinud keegi, et kas ta on vigastatud või, nagu mina loen ju seadusest välja seda, et tegelikult see ei ole lubatud isegi. Meile põhjendati seda niimoodi, et põrsud närivad üksteise sabad ära. Aga sabade närimisel on ju põhjus, see tähendab stressi, eks ju, ja liiga vähe ruumi ja stressi. Loomkoormus on liiga suur ühes laudas, eks ju, ja see nagu on tagajärg, mitte ei ole ju põhjus. Et see sabade närimine. Okei, ja siis kuum raud ja siis vajutati sellega lihtsalt... Ja, ta kõrvetati nagu see saba küljest ära. Kõrvetati saba küljest ära. Okei. Tihti peale veritses tükk aega peale seda veel. Okei. Siis midagi tehti ka selle veritsuse vastu või? Okei. Keegi ei... Või pandi mingist, ma mõtlen antiseptikut ka peale või... Ei, ainult munanditele. Ainult munanditele lasti seda mingit sinist... Seda, okei, ma tean seda sinist asja. See räigelt kuivatab. Et see on üks lehmade ja üldse põllumajandusloomadel kasutatav vahend, antibiootikumi laadne mingisugune asi on ju. Aga jubedalt kuivatab, nii et tänapäeval ütleme niimoodi, et normaalses kliinikus seda vahendit ei kasutata. Ainult need lehmaarstid veel kasutavad kuskil. Et on märksa nagu veterinaarselt nagu paremaid ravimeid. Okei, ja siis ma loen siit nii-öelda, kui me nüüd jõuame siit sabadest edasi, et ma loen siit ka sellise asja välja. Sigade paragrahv 19. Sigade suhtes rakendada lubatud veterinaarseid menetlusi läbi viivad isikud ning nõuded nende menetluste teostamisel ja neid menetlusi teostava isiku ettevalmistusele. Nii, siin on selgelt kirjas. Et neid menetlusi ma ei hakka pikalt lugema, seda saab pärast, ma võin panna ka kuskile kommentaari selle lingi ülesse, et menetlusi võib kooskõlas siis läbi viia veterinaararst või vastava ettevalmistusega isik, kellel on kohased teoreetilised teadmised ja praktilised oskused. Millised teoreetilised teadmised ja praktilised oskused sul oli seda tegema hakates? Mulle anti siviilne näpu vahele, öeldi, võta põrsas ja hakka mukuaga hambaid lihvima. Ma isegi ei teadnud, kui palju ma võin lihvida ja mida iganes. Ahaa. Okei, ja veterinaar oli seal kõrval siis või? Jah. Mäletad toonase veterinaari nime ka äkki? Ei mäleta. Kõikidest lautadest naised tulid kokku, veterinaar oli käru otsas, tema tegeles ainult munanditega ja töölised pidid siis hammastega ja sabadega tegelema. Et veterinaar ikkagi oli see, kes munandeid lõikas siis, mitte abiline. Ainult siis nagu sabad ja hambad olid abilised. Okei. Et ma ei tea, et täna nagu, kui mina läheks koera hambaid lihvima, seal lendaks nagu suhu mingi vahendiga, eks ju, viiliga. Ma ei tea, ma saaks hambad korralikult. Et tänapäeval on ikkagi nagu veterinaar, hammaste asi on isegi ka nagu veterinaari pädevus või et iga mats nii-öelda ei lähe hambaid lihvima või midagi sellist tegema, et eriti ilma ettevalmistuseta, et et siin tegelikult on ka selline asi veel muideks kirjas, et veterinaarseid menetlusi teostav isik, kes ei ole veterinaararst, peab omama tunnistust kohase teoreetilise ja praktilise koolituse läbimise kohta. Sul ei olnud sellist asja? Sind ei suunatud kuskile koolitusele, mitte midagi? Okei. Et teoreetiline koolitus peab andma vajalikke teadmisi sigade anatoomiast, füsioloogiast, kirurgiast, loomaliigile omasest käitumisharjumustest ja loomakaitse nõuetest. Et kas loomakaitse nõuded sulle tutvustati? Ei. Mitte midagi. Läksin esimesel päeval tööle, löödi kohe lauta. Sinu töö on see. Kohe esimese hooga kütta vastu põrandat puruks tampima päid, on ju. Minu jaoks oli see nii räige ja võõras ja ebainimlik,
et ma mõtlesin, et ma tõusen sealt püsti ja ma lähen kohe minema. Aga kuna mul oli seda tööd vaja, siis ma keerasin lihtsalt pea ära, kui ma samal ajal pidin lööma. Igaks üks ütle, Marika küsib, mis sigalast sa räägid Execost, sellest suurest farmist, eks ju, kus täna on 27 000 siga nakatunud väidetavalt. Et jah. Ühesõnaga koolitusi ei saanud, teadmisi ei saanud, kohe lükati nii-öelda vahendid pihku, kuku nagu tegema, eks ju, kuku tapma. Et päris jube. Et okei. Tahad sa veel midagi selle sigala kohta rääkida? Et mäletad sa veel midagi sellist, mis sulle hinge äkki jäi või mis sul magatöösse ei lase või? No mul on see pilt siiamaani silme ees, kui ma olin lauda teises otsas ja üks emis oli vaja välja viia. Ta ei tahtnud püsti tõusta. Et kui emis on ära poeginud, siis ta tuleb esimene asi kohe püsti ajada. Et muidu jäävad tal jalad kangeks ja ta jääbki maha. Aga see emis ei tõusnud enam. Ja siis tulid marssisid 2 poissi mul lauta elektripiitsaga. Ise veel irvitasid ja lõid emist elektripiitsaga samal ajal, kui ta magas. Et see oli minu jaoks väga, väga võigas. Muidugi need poisid said sõimata mu käest ja ma lõin nad lautast välja. Et siukene loomade kohtlemine on minu meelest väga väär. Kas see elektripiits oli tavaline vahend, mida seal laudas kasutati? Nägin seda piitsa esimest korda. Sina nägid siis esimest korda? Sina ei kasutanud ei. Seda? Aga kui keegi teine äkki... Ei, meil olid niisugused plated. No need lauad, mis sa lükkasid. Ja. Et kui te mäletate seda videot, mis ma tegin Ilmatsalu sigala juures, kus siis sellesse gaasiautosse aeti neid sigu, siis seal oli kasutatud elektripiitsa, et see elektripiits oli seal siis käes, ehk siis tapale aeti ka seal elektripiitsaga ja selle lauaga, millest ta siis räägib, eks ju. Et laud lauaks, lauaga hoitakse lihtsalt ees, et ta ei läheks taganeks, eks ju, see ei tule jookse sust mööda, see siga, aga elektripiits on päris julm vahend selle jaoks, jah. Okei, et rääkisime siis Execost, et aga miks sa sealt ära tulid siis? Et võib-olla mõni inimene mõtleb, et sa läksid äkki tülli või sind lasti lahti või... Mulle, kui aus olla, siis mulle hullult meeldis sigadega tegeleda. Sulle sead meeldisid? Ma armastan sigu. Ma andsin kõik, et minu laut oleks terve, mu põrsad oleks terved ja hoitud, et keegi ei tuleks neid sinna, ma ei tea, elektripitsaga viirutama neile, mida iganes. Et, ja ülemus olid minuga väga rahul. Aga minu elukorraldus läks nii, et ma pidin sealt ära kolima. Sa kolisid sealt ära lihtsalt. Ja sellepärast ma pidin nagu ära tulema. Et mul anti ka brigadeeri poolt suur lillekimp, kui ma ära läksin. See oli nagu hinnatud töötaja, eks ju. Ja, et ei olnud niimoodi, et ta räägiks praegu sellepärast, et ta nüüd sai kinga sealt kuidagi, tuli tüli ka ära ja nüüd tegi suu lahti. Ei ole. Räägi, miks sa räägid? Isegi tagasi sinna. Isegi tagasi. Jah, okei. Räägi, miks sa olid nõus rääkima praegu mulle seda kõike? Sest ma ei poolda neid suurfarme. Sest kui ma näen, mis seal tegelikult toimub ja miks inimesed suu lahti ei tee, kui nad näevad, kuidas väärkoheldakse loomi. Et see on minu jaoks nii võigas. Ma olen pisiksest peale sigadega tegelenud. Ma käisin vanaemal sealaudas kaasas ja rotid jooksid ringi. Sa mõtled seal Execos või? Ei, Rapal kunagi, kui ma laps olin. Rotid jooksid ringi, kõik, põrsad panid aiast välja, oli ka poegimisosakond. Mingit haigust ei olnud. Mingit haigust ei olnud. Ja minu jaoks on see niivõrd ebanormaalne, et kui meil on euronõuded ja kui Brüssel ütleb meile, et kui teil on üks siga haige, siis tapame kõik ära. Toona ikkagi nagu jäid ka ju sead muudesse haigustesse ka, eks ju, et ei olnud seda katku, aga sead ikkagi ju haigestusid ja surid. Mis siis tehti selle seaga tavaliselt, kes tõsteti kuskile kõrvale või? Ma seda ei tea, ma olin laps. Aga ma mõtlen seal Execos näiteks ka sead surid, et... Viidi ära. Viidi ära, sina ei tea, kuhu viidi. Okei.
sa olid siis seal sel ajal, kui tuli see esimene katkulaine. Kas sa mäletad seda ka, et seal nagu siis tugevdati veel mingit valvet või? Ja enne kui ma uksest välja läksin ja eksekost lahkusin, öeldi, et need, kes on sees, jäävad sisse, välja enam keegi ei saa ja sisse ka enam keegi ei saa. Et täitsa pandi lukku see sigala siis? Taheti panna, aga ma ei tea, mis seal peale seda juhtus. Igal juhul ei pandud lukku päris, jah? Ei, minu teada mitte. Okei, et hästi, et sigalast siis, mis siis edasi sai, et kuidas sinu elu siis edasi läks? Ma saan aru, et sigala oli üks farm, aga siis sa liikusid edasi järgmisse farmi tööle. Räägi sellest ka natukene. Sa ei pea nimetama seda farmi, aga jah, räägi. Ma kolisin Valgamaale ja hakkasin tööd otsima. Ja sattusin kanalasse. Puurikanalasse või? Jah. Ja seal käisin ülemusega rääkimas. Ülemus helistas kohe eksekosse, et mis tööline see on. Eksekos muidugi kiideti mind. Ja mulle helistas kohe kanala ülemus tagasi, et võid tööle tulla. Et tegi taustakontrolli, et olid hea töötaja ja said tööle sinna kanalasse. Räägi natuke nendest kanalatingimustest ka, et ärme kohe nende õudsete asjadega tulistad ja lase minge tõmmata inimestel. Aga räägi natuke, et mismoodi see kanala välja nägi või mis seal toimus? Et kuidas neid linde peeti seal, et... No ega mul tegelikult häid midagi head öelda ei ole. Sest see oli minu jaoks nagu tippude tipp. Veel hullem kui sigala? Veel hullem. Et palju seal kanu oli? Kui suur laut see oli? Mitu lauta või? Ja seal on mitu lauta. Mitu suurt lauta? Suur puurikanade farm. Ja ta on ikka väga suur. Ja seal on ikka 1000 kanad on ühes laudas. Räägi, kui sina tööle sinna läksid, kas siis said ka jälle taaskord mingi instruktaaži või mis sulle räägiti, mis sa tegema pead hakkama? Tegelikult olin ma munade sorteerija. Aga munade sorteerijal on ka kohustus laudas käia, laipu korjata ja vaadata, et munaliinid ilusti jookseks. Ja hommikul, kui tööle lähed, käidki lauda läbi, lähed kõigepealt läbi desovanni, lähed lauta ja siis hakkad laipu korjama. Et siis nagu see, mida me oleme nüüd näinud, mida see üks loomakaitseorganisatsioon ka näitas, et kui temal käis inimene salaja seal farmis, eks ju, filmimas, see kõik on tõsi, eks ju. See on, ja et selles mõttes nad elavad siis nagu puuri, nad ei saa kõndida, eks ju, neil on puuri see nagu võred jalgade all. Millises konditsioonis nad üldse on või mida sina seal nägid? Räägi oma sõnadega, kuidas sina nägid, millised need kanad välja nägid? Palju neid selles ühes boksis seal on või kuidas see süsteem seal on? Kui ma õieti mäletan, siis 12 kana on ühes boksis ja see boks on nii suur. Mingi 50 senti korda 50 senti umbes. Nii et nad on põhimõtteliselt üksteise seljas seal ja nad nokivad üksteist silmad peast ära, suled seljast maha. Päevas korjad seal mingi 50 laipa. Kas need tervist ka keegi kunagi jälgib? Ei. Sureb see sureb ja päevas 50 laipa. Lihtsalt korjad sealt boksidest kokku siis. See on üks kanala. Üks kanala ainult, aga seal on palju neid kanalaid. Et päevas tuleb mitusada laipa siis ikkagi võimalik. Kindlasti, jah. Need on päris jube, Nad on puuri põhjas nii kinni tallatud, on ära kuivanud sinna. Veri jookseb üle serva maha. Oh my god. Sa rebid, siis tuleb jalg otsast ära. Saad aru, mis toimub? Selles mõttes ma saan aru, aga mu mõistus tõrgub praegu seda kõike vastu võtmast, et... Kanal on pea niimoodi. Külje peal siis lihtsalt. Neid juba puuri panekuga juba vigastatakse niivõrd palju. Oho, mis mõttes? Inimene, kui puure täidetakse, siis inimene võtab 5 kana ühte kätte ja 5 kana teise kätte. Korraga? Korraga. Sõrmede vahele. Sõrmede vahele nagu tagurpidi siis jalgu pidi või? Niimoodi rippu või? Jah.
viskana ja ühte lähed kätte, sellega lauda otsa välja ja annad siis kõnnib sinna pika ülesse. maa ja siis tõstab sinna ülesse puuri ja kuskile. siis visatakse niimoodi nad sinna puuri. Visatakse puuri. Ja siis järgmine hommik, no ma imest, et see laivad taga on, siis kui nad saavad põrutada ja väänavad neid jalgu. Keegi ei vaata, mis olekus ta sinna jääb, et kas ta nüüd saab püsti või ei saa. Ühesõnaga, kana, ma saan aru, siis lisaks seale või enne siga isegi on tegelikult ka samamoodi inimeste nii-öelda ekspluateerimise väga suur ohver lihtsalt. Ma ei saa aru, miks inimestel taustat kontrolli ei tehta, miks ei käi lautades mingi loomakaitse kontroll. Ei, no aga meil on Põllumajandus- ja Toiduamet, kes peaks käima ju. Ei, no see ongi nende töö. Igal laudal on, ma räägin, kuidas süsteem on niimoodi, et igal laudal on Põllumajandus- ja Toiduameti poolt volitatud vettarst, kes peaks siis nii-öelda seda kontrolli teostama. Jah, aga kui nad silma kinni ei pigista, siis oleks ammu midagi muutunud juba. Vot see on nüüd küll päevalause. Kui nad silma ei oleks kinni pigistanud, siis oleks juba midagi muutunud. See on väga õige, hästi öeldud sulle, et see ongi see praegult see probleem, et kõik need ametid ja ametnikud pigistavad silma kinni, valitsus pigistab silma kinni, ministeerium pigistab silma kinni, sest nad vaatavad mitte nende loomade heaolu, vaid nad vaatavad inimeste huve lihtsalt ja majanduslikke huve. Majanduslike huve. Neid ei huvita loomade heaolu. Ja täna me räägime ju, taas on ju, see nähtamatud loomad võitleb selle puurikanala vastu, eks ju. Ja siis käib ja kaabib seda Urmas Kruuse kintsu seal, eks ju, mingi kana topis või see asi näpu vahel, eks ju, ja ma täitsa mõistan, et tegelikult sul jäägi nagu muud enam üle, et sa proovidki iga vahendiga nagu juba mingit tähelepanu saada, et ma mõtlen ise, et kas see Urmas Kruuse ja kas see Terras meil ja kas nad ise on üldse nagu sellises kanalas käinud, kus ei ole midagi ette valmistatud, vaid sa lähed hommiku nagu eksprompt sinna, eks ju, ja oledki juures ja korjad ise neid laipu näiteks ja et huvitav, kas nad siis ka nagu suhtuks niimoodi või, et kui nemad oleksid need inimesed, kes seda tööd peaksid tegema. Et kas siis ka oleks täna veel see laual, et me ei keelusta kanade puuris pidamist? Ma arvan, et ei oleks. See oleks ammu ära tehtud. On nii? Söödaliini otsas on vaglad, panevad ringi. Siiamaani ma ei saa muna süüa. Ma ei saa muna süüa. Kas sa sealiha sööd? Väga vähe. Väga vähe. Muna sa ei saa siiamaani süüa? Ma jään haigeks. Sul läheb süda pahaks. Mul läheb süda pahaks, mul hakkab kõht valutama, ma hakkan oksele. See on psühholoogiline, ma saan aru, eks ju. Et ma korra küsin sellise asja veel siia vahel, et siis räägime edasi sellest kanalast, et sind pandi nagu inimesena üsna raskesse olukorda. Ma mõistan, et siin võivad inimesed hakata nüüd, eks ju, ütlema, et ise sa oled süüdi, et ise sa läksid sinna sigalasse, ise sa tegid neid asju, miks sa siis ära ei tulnud. Vaata, katsuks nagu ennast panna natukene teise inimese kingadesse, et kui sul on 5 last ja sa oled üksik ema ja sul pole väga palju valikuid maakohas, kus töötada, siis tekib see tunne, et kuskilt peab see leib tõesti lauale tulema. Ja siis inimene mõtleb, eks ma saan hakkama, et ja inimesed arenevad, ma tahan seda ka veel öelda, et sa võid ju mõnda aega teeselda, et sa oled keegi teine, kes sa ei ole aga lõpuks ikkagi hakkab sind seest sööma. Sa ei suuda lihtsalt, et kas sulle pakuti mingisugust vaimset avi ka sealt või miks psühholoogi või ma ei tea, ma kujutan ette, et minusugune, ma muidugi suudakski seda teha, aga mul oleks ilmselt sellest vaatepildist ju psühholoogi vaja, päriselt oleks. No, siis me inimesed ei imestama, miks inimesed vaimselt haigeks jäävad, et kui nad näevad siukest jubedust iga päev. Aga kas seal oli nagu väga tihe nagu personalivahetus ka või inimesed, kes seal töötasid, olidki sadistid ja suutsid nagu pikalt töötada? Jah. Inimesed käisid seal oma 20 aastat järjest tööl. Keegi kuskil pool ei öelnud, et kuule, et see ei ole okei. Et nad nagu suudavad nagu sortida sellest personalist mingid sadistid välja, kes siis 20 aastat töötavad ja teevad seda sama asja ja söövad neid mune rahulikult ja sealiha rahulikult ja. No minu jaoks pani põntsu see, kui oli kanade välja saatmine laudast.
kus neid rebiti. Sa mõtled saatmist nüüd kellele või mismoodi või miks neid ära võeti sealt või elusaid kanu mõtled praegu, jah? Elusaid, nii, okei. Kui laudas munemisperiood saab läbi, teil on oma aeg. No mingi kaua see on, mingi pool aastat või aasta või? Aasta? Jah. Ja siis sealt enam mune nagu eriti ei tule. Kana lõpetab selle munemise ära. Ja siis hakatakse müüma neid kanu kohalikele. Ja kes kuulutus näevad, tulevad ostma seal väga odava raha eest. Ja ma olen isiklikult müünud neid kanu. Ja kui ma olen näinud, kui tulevad mustlased, topivad need kanad musta prügikotti, kus loomad lämbuvad sinna, linnud lämbuvad sinna kotti ära. Kohe ukse taga niimoodi pannakse musta prügikotti. Ja keegi mitte midagi ei ütle. Mustlasel on raske öelda ka vist või ma ei tea, kujuta, mis nende suhtumine on. Kus lõigatakse ukse taga kõri läbi kanadel ja surutakse neid kuskile kotti. Ukse taga? Jah. Nad ei jõua isegi koju nendele? Sina annad need kanad nendele kätte? Jah. Ja tema teeb siis oma protseduurid seal. Elusad või surnud läheb. Okei. Okei, et aga räägi, kuhu sa need laibad pidid või kui sa võtsid sealt, kui need surnud oli siis 50 tükki lauda peale umbes iga päev, et kuidas see laipade käitlemine käis või räägi sellest natuke? Mina pidin laudast laibad kõik kokku korjama ja panema ühte hunnikusse nurka ja need viidi siis ära, keegi teine viis ära, ma ei tea kas. Okei, sina nagu välja kuskil ei viinud, sina korjasid ühte hunnikusse 50 kana. Mina pidin panema kirja, kui palju kanu on surnud. Okei, et keegi küsis ka seda, et ma praegu vaatan, et mis nendega tehakse, ei tea. Okei, aga räägi mulle sellist asja, et ma tegelikult olen tahtnud ammu nagu natuke rääkida sellest tibude teemast, et sina vist tibudest väga palju ei tea midagi või sa nägid või kuulsid seal ikkagi ka, ütleme niimoodi, et seal on ju kuidagi tehakse kindlaks, kui munast koorub tibu, et kas ta on siis kukk või ta on kana, eks ju. Ja kanad on ju kasulikud, kanad munevad, kanad jäetakse alles, aga nende kuketibudega, kas sina ka oled näinud või oled kuulnud või mis nendega siis tehakse, et ma natuke tean, aga ma mõtlen, et kas sina ka oled nagu otse sealt sellega kursis? No meile tuuakse tibulaste kastidega. Sa olid tibulas ka siis? Jaa, me käisime lisaks munade korjamisele ja laipade, siis sa olid tibulas ka? Okei, nii. Et kõik töölised peavad minema, kui lautava hakatakse täitma, üks lautava tühjaks, tellitakse uued tibud, tibulasse. Ja seal on küll hästi paks kihtsae puru on maas, sööda lindid, kõik värgid, kõik on okei. Kas selleks hetkeks on nad ära sorditud kuked kanad oma vahel või on segamini? Segamini on. Segamini on, nii räägi nüüd edasi. Neid peetakse seal kuni nad suureks kasvavad, nad lõigatakse, tähendab kõrvetatakse nokad ära. Nokad kõrvetatakse? Ja miks neid pannakse masina vahele, et siis sulatab need nokad ära väiksemaks. Ma sain praegu oma küsimusele vastuse. Mul on ka kanad, mul on 8 kana ja mul on nagu enamus kanu, 3 tükki, õigemini 2 kana oma munadest, tulnud eelmine sügis, kana munes munad, eks ju, üks tuli kukk ja 2 tulid kanad. Ja siis ma ostsin neid noorkanu talumunadest, ma iga kevad ostan 2-3, nii osa viis Ilvese pojad meil minema, kes ma võtsin uued. Ja siis ma võtsin kellegi käest, ostsin selle kevade lõpus, ostsin 3 Rosma puuri kanalast siis ostetud kana. Ja mina kogu aeg mõtlesin, mis pagan nende nokkadel viga on, et nad küüned olid küll nagu jalgadel, olid nagu konksud, reaalselt sellised nagu kulliküüned on ju. Õnneks need maatsiblides nüüd on nagu ära läinud, et see tõestas küll, et nad ei saa nagu reaalselt nagu, ma küsin veel siia vahel, et kas küüsi mitte kunagi ei lõigata ju neid, eks keegi ei vaata neid küüsi, need olid jubedad, nad ei saanud kõndida normaalselt, nad ei saanud maa peal kõndida. Ta ei saagi kõndida, kui ta on resti peal ju. Ta on resti peal kogu aeg. Ja ma ütlen, et see hetk, kui mina nad nii-öelda sealt enda kätte sain ja viisin enda sinna teiste kanade juurde, eks ju, siis ma nägin, kui halb oli kõndida. Ma juba sisuliselt pidin lõikama neid, et nad saaks kõndida.
Okei, ja siis ma vaatasin jah, et neil on nokad nagu mingis kühmud või siuksed nagu mustad, siuksed imelikud, onju. Neid ja see ongi lõigatud, kõrvetatud sulatatakse ära seal masina vahel need nokaotsad. ja kusjuures üks kana löriseb ka imelikult, ta on algusest peale lörisenud, tal ei ole midagi tervisega viga, aga ma arvan, et tal kõrvetati veel midagi seal ära, seal kuradi hingamine ees, noh. Et okei, ja mis eesmärk sellel siis on, sellel nokkade kõrvetamisel? Ei tea. Kas nad siis kaklevad, et nad omavahel ei tapleks seal, ei lõhuks üksteist või ei nokiks ära? Keegi mulle seletanud, miks neid nokkasid niimoodi kõrvetatakse. Ja väikestel tibudel siis juba või? Kui väikestel? Karvapallidel niimoodi? Okei, sulepallidel. Okei, aga kuidas või kuna siis toimub see ikkagi see kukkede väljasortimine sealt? See on nähtavasti kanade, meie käime neid nokkas ära lõikamas ja me lähme oma töö peale tagasi. Sina nüüd jäävad sinna. Kuni tuleb lauda täitmine ja me peame minema hakkama neid kanused korjama. Nii. Sita seest. Sita seest. Kas allapanu ei korista siis keegi või? Mis mõttes sita seest? Nad ongi selle sama sita sees, mida nad sinna kogu aeg lasevad. Oota, et korra pandi neile puhas saepuru, tooli sisse alguses. Ja kui nad on pisikesed ja siis seda mitte kunagi ei vahetata ega ei lisata, et see sitt jääb nagu on ja siis nad korjate nad siis sealt sita pealt ülesse. Ja pimedas lähen sinna ruumi, hakkame siis käega kobama niimoodi, võtame jalust kinni ja toome välja. Oota, miks pimedas? No kui tuleb põlema panna, siis läheb paanikasse ja jooksevad kõik ühte nurka, jooksevad surnuks ennast lämbuvad ära. Ja kobate siis pimeduses, krabate, kust saate, kust kaelast või jalust kellegi kinni? Jah. Okei. Et, aga kuidas te pimedas siis, kui neid järjest vähemaks jääb, okei, ma saan aru, et hunnikus on hea võtta, aga kui neid on vähem, siis mismoodi neid viimaseid püüti sealt siis? Lähebki, lauta läheb sisse, ainult uksest tuleb valgus ja läheb terve punti inimesi läheb sisse. Ja hakkabki niimoodi järjest võtma. Võtab ja läheb, viib kastidesse. Võtab, viib jälle kastidesse. Aga need olid ikkagi siis segamini veel või juba olid eraldatud kuked ja kanad? Ikka segamini veel. Ja kuidas te siis ikkagi nüüd, ma tahaks jõuda sinnamaal, et kuidas need kuked sealt kindlaks tehakse ja mis need kukkede tibudest saab siis? Lautade täitmise ajal. Kui need kanad tulevad, kõik ja kuked tulevad sinna suurfarmi. Ja sealt tehakse neile mingisugune süst. Vaktsiin? Ma arvan küll. Mina ei tea, ma ei ole küsinud. Ja neid vist ei süstida, äkki neid antakse nokka kaudu ikka söödaga kuidagi või nokka kaudu midagi või? Ma ei tea, ma praegu olete. Mingid süsti tehti ikka? Ja sealt sorteeriti välja. Ja siis sorteeriti? Järjest tulid need kastidega need kanad ja sorteeriti siis kuked ja kanad eraldi. Nii. Aga okei, ma saan aru, et kanad viidi siis sinna lauta on ju munemis või kus nad iganes suuremaks kasvavad ja kunagi munele hakkavad noorkanalasse ilmselt. Mis neist kuketibudest sai? Täpselt samamoodi. Mis asi samamoodi? No samamoodi laudas, aga eraldi puurides. Okei, eraldi puurides, aga neid ei peeta, neid ei ole ju kasulik pidada. Neid müüdi. Müüdi? Jah. Need oli hästi vähe mingi, ütleme, võib-olla 12 kukke ainult. Et kukki oli väga vähe, et sealt ikkagi mul on tunne, et tegelikult neid vist ikka nii vähe ei ole nendest. Või sorditi siis munadega juba enne ära? Kõige rohkem mingi 12 kukke. Okei, siis pidi see sortimine ikkagi varem kuskilt olema, kas siis munadest juba või sa ei tea siis. Sest et kunagi ma mäletan seda, et Loomakaitseliidule tuli selline teade, et see oli see Ecofarm lool äkki, see oli kunagi Talleeg, mingi varm, aga vist mingi Ecofarmi nime all oli hiljem ta, kus esiteks oli see juhtum, et seal oli ju niimoodi, et ma sain ka videod, mul on isegi need täna olemas, ma võin need ka üles panna, on see, et õhkpüssist tulistati kanu surnuks. Et jälle täiesti lubamatu tegu, seal küll üritati nagu veenda ja seal oli ka täpselt niimoodi, et inimene, kes tööle võeti, see tegelikult meile teatas. Ja tema mure oli ka see, et ta vist ei saanudki seal võib-olla 2-3 päeva töötas, tema ei suutnud rohkem seal töötada. Ütles, et talle esimene asi oli see, et pisteti püss pihku ja öeldi, et lasta julged või. Et see oli nagu tööle võtmise põhimõtteliselt kriteerium, et kas sa tappa julged on ju. Ja eks ta siis kuidagi proovis on ju, aga ega ta sellega suurt hästi hakkama ei saanud ja oli ka hellema hingega ja siis ta sealt töölt ära tuli. Ja siis seal oli selline asi, et need kuketipud siis üldiselt läksid kõik ju raginal masinasse.
ja inimesed ja siis visati nad sinna välja prügikonteinerisse, need laibad, kuketibude laibad. Ja siis sealt inimesed siis leidsid ka selliseid elusaid, poolenisti veel liigutavaid ja poolelusaid laipu, et noh, neid isegi ei tapetud nagu lõpuni seal masinas kõiki ära, ei kontrollitud, ei veendutud, et kas ta on nüüd surnud või elus, on ju. Ja siis nad seal piineldes surid, eks. Et noh, see on nagu tegelikult nagu ei olnudki väga ammu. Et mina olen Loomakaitseliidus 9 aastat, see on noh, ma võib-olla 5-6 aastat tagasi äkki oli see juhtum. Peast ei mäleta, me kajastasime seda vist ka. Aga arvestades seda, et see aeg tagasi oli nagu, oleks pidanud nagu arenenud ühiskond olema või okei. Aga et rohkem sa siis sukse vormi tööle ei suuda minna, jah? Ei. Minu jaoks käis, oli viimane piisk, kui oli lautade tühjendamine ja... Mis see tähendab lautade tühjendamine, räägi? Kanala, no laut on siis aasta aega. Nii, ja kuidas nad mis see tähendab, kuhu nad tühjendatakse siis, mis see tähendab? Tulid suured rekkad ette. Nii. Ja rebiti kõik kanad puuridest välja. Nad olid juba paljad. Neil ei olnud enam sulgi seljas ega mitte midagi. Rebiti nad sealt välja, visati vurgooni. Nagu see sigade vurgoon, kus sigu tapeti või? Aga see oli ülevalt lahti. Nii et roniti sinna üles, visati üle serva kõik. Lihtsalt loobiti nagu maha kõrgelt alla. Jah. Okei. Terve üks laut läks ühte. Rekkasse. Jah. Ja siis gaasiga tapeti ära. Sama nagu see siga tegevad süsihappegaasiga, siis et kuskilt vooliks sisse ja... Meile veel öeldi, et sa ei tohi pilti teha, sa ei tohi sellest rääkida mitte kuskil. Minu jaoks oli viimane piir, ma andsin lahkumisavalduse ja kandsin minema. Sulle öeldi, sind hoiatati, et sa ei tohi sellest gaasitamisest mitte kuskil rääkida ega pildistada seda ei tohi. Aga miks? Aga mis nad kartsid siis? Kas see oli ebaseaduslik toona siis? Aga täna ju me avalikult vaatame laserist igalt poolt ja minu silmad all, kuidas see on nagu väga seaduslikuks tehtud järsku. See on räige piinamine. Ei no aga see ongi tegelikult homme peaks olema tähtaeg minu selgitustaotlusele PTA-sse, kus siis põhimõtteliselt peaks tulema need gaasitamisega seoses küsimustele vastused, eks ju. Et ma arvan, et oligi ebaseaduslik, sest tegelikult ma küsisin ka seal ju küsimusi, et kus on tunnistused, kes on nagu, noh, kus on koolitused ja nii edasi, mis seal tegelikult seal gaasitamise juures kõik nõutud on, on ju. Et noh, kui me räägime nüüd siin mingitest aastate tagusest kanade gaasitamisest, siis ma olen ausalt, et ma pole isegi uurinud seda, et kas nagu praegu ka kanu niimoodi gaasitatakse või? Tead sa, et seda tehakse või? Oled kursis? Minu teada ei ole seal midagi muutunud. Neil ei ole neid kanu kuskile panna. Ühesõnaga, need kanad, kes on siis ära kasutatud julmalt inimeste poolt, see tähendab seda, et nad on paljad, neil pole sulgi, nad on ära oimetuks munend ennast üles puhvitud. 4 tundi loobitakse neid 4 tundi? 4 tundi loobitakse neid sinna vurgooni. Nad lämbuvad sinna alla ära, piinlevad. Et noh, üksteise hunnikusse. Muidugi. Et gaas isegi ei ole see, mis neid kõiki tapab, vaid juba see, et loomulik lämbumine ja piinlemine. Ühesõnaga, kui sigadega on nagu 20-30 minutit lämbumissurma, siis kanadega on 4 tundi. See on vist päris raske rääkida, ma saan aru praegu, sul kõik see tuleb meelde, et no sa juba värised üle. Okei, ma ei tea isegi ausalt öeldes, mis selle infoga nüüd mina selle, ühesõnaga ma tean küll, mis sellega teha kõigega. Ma tean seda kanalat, minul on see teada. Ja eks ma hakkan siis homme tegelema sellega, et see ebaseaduslik loomapiinamine seal ära lõpetada. Kuivõrd see õnnestub, ma ei tea, aga igal juhul proovima peab küsida vastuseid, proovima peab võtta mingeid seletusi, küsida välja. Aga sul pilte ei ole tollest ajast? Ei ole jah, kõik keelati ära, midagi tohtid teha. Telefon on muutunud ja muud sellest. Okay. Jube hea oleks, kui oleks. Mida ma tahan veel mainida on
mune hoitakse radika ääres. Õige, sa rääkisid midagi mulle munadest, enne räägi see lugu ka ära. Mune hoitakse radika ääres suurte aluste peal. Ja kui tuleb Terviseamet sisse, tuleb kontroll, siis peidetakse munad ära traktorite taha. Ja kui kontroll lahkub, võetakse need munad uuesti tootmisse uued. Ja viiakse inimestele siis pannakse müüki. Et kas nad on siis nagu roiskunud või nende, neid pole hoitud nõuete kohaselt, eks? Ma ei tea, kui roiskunud on, kui ta on radika kõrval. Ja kui kaua nad seal radika kõrval on siis? No ütleme nädal aega. Nädal aega, sooja radika kõrval? Ja. Munatööstus on ju, tohutu muna tuleb päevas. Kõik ei lähe ju minema. Ja seal pole nagu nõuete kohast nagu külmikut või mingit sellist jahekappi või jaheruumi või? Ma olen leidnud, kui ma mune sorteerisin, olin operaator, siis avastasin, et munade sees olid tibud. Täitsa nagu... Ja ma ütlesin ülemusele seda, et kui oled muna sees on tibu, ta läks jumala närvi, ütles mulle, et see ei ole võimalik ja mida sa ajad, see lolli juttu. Jah. Okei. Et see tähendab seda, et see muna oli siis nii kaua seal kuskil kana putkas, eks, et seal oli nagu arenenud juba tibu sisse ja siis see taheti müüki viia või? Praaksin välja. See on niisugune alus, kus läbi valguse näed, mis muna sees on. Okei. Et seal oli tibu sees siis, okei. Noh, ma ei tea, siin keegi kirjutab ka, et ei juhtu laua peal toas 25 kraadi juures ka midagi, aga vaata, üks asi on see, kui me räägime, kas juhtub või ei juhtu, aga teine asi on see, et see on su oma vastutus, kui sa hoiad toas, sellise kraadi juures neid mune, sa ise sööd, sa ise tead, et kas sa saad oma mingisugused bakterid ja pisikud sealt jääd ellu või see on su oma vastutus ja valik. Aga tegelikult tootjal on mingisugused ette nähtud tingimused, ehk see tähendab seda, et tootja peab nõudeid järgima ja kindlasti ei ole radika ääres nädalaid munade hoidmine nagu need tingimused, et need saab ka välja kõik uurida loomulikult, mis tingimustes on nõutud, et seal kindlasti on nõutud mingisugust teistsugust jahedamad tingimused. Et ma sellega tegelen, natuke vaatan seda poolt ka, et ma ei ole tõesti, kõik, see live tuli täna nii eksprompt, et kui me rääkisime, siis ma sain lihtsalt aru sellest, et see on midagi, mida peab inimestega jagama, sest et kui mina oleks seda hakanud teile üksinda edasi rääkima, siis sorry, ma ei oskakski vist, ma ei suudakski kõike nii vist edasi anda, ma vist oleks juba nagu enamiku sellest vestlusest maha nutnud siin või midagi, et selles mõttes jah, et see oli nagu hea, et sa nii-öelda Tiina siis praegult nagu suu lahti tegid, aga on sul veel midagi öelda, et näiteks ma mõtlen seda, on sul öelda nagu nendele inimestele, kes täna töötavad nendes farmides midagi? Jah, on küll öelda. Palun inimesed, tehke suu lahti. Kui te näete ebaõiglust, loomade väärkohtlemist, see on meie kohus seista loomade eest. Nad on meist sõltuvad. Jälgige inimesi, kes toimetavad loomadega. Et tegelikult nagu praegult on minu poolt ka see nagu sõnum, et jah, esiteks on see, et mina ei teagi, ma päriselt, ma nagu mõtlen nagu oma peaga, et okei, et ma tõesti oma südames ei suuda praegu välja mõelda, missugune inimene peab olema, kes seda julmust nagu aastakümneid nagu harrastab, eks ju, et see on ise sort inimesi, ma ei tea neid ja ma ei taha nendest ka midagi tegelikult teada väga palju, aga ma mõtlen, et mis ma tahan praegu öelda, on see, et tegelikult nagu praegult Tiina tegi suu lahti, siis tegelikult ma hea meelega ootan ka infot teistelt, kes näiteks praegu töötavad nendes farmides, et kes päriselt töötavadki. Ma ei hakkaks isegi nagu, kuidas ma ütlen, hukka mõistma kedagi, sest et hukkamõist on hästi lihtne, on ju. Et praegu ei ole hukkamõist see, mis kuhugi viib.
vaid praegult on suu lahti tegemine see, mis kuhugi viib. Ja ma tahaks väga siiralt, et te võtaks minuga ühendust päriselt, nii nagu Tiina võttis minuga ühendust, siis palun võtke minuga ühendust, räägime, mis seal praegu toimub, mis seal täna toimub, et kas seal tõesti on nagu, tõenäoliselt toimub see sama, sest ma ei ole küll, arvestades seda, kuidas Põllumajandus- ja Toiduamet on aastaid, eks ju, tegutsenud oma kontrollimehhanismidega. Ma olen 9 aastat Loomakaitse Liidus ja selle aja jooksul ma väga vabandan, ma olen näinud nagu paremaid aegu ja halvemaid aegu. Ja põllumajandusloomade osas kohe kindlasti ei ole need asjad paremaks läinud, et me saame endiselt selliseid vastuseid, mis ütleme inglise keeles bullshit. Et mitte ühegi normaalsusega ei saa neid asju niimoodi nagu põhjendada, nagu nemad põhjendavad. Ja samamoodi kanalate kohta me oleme teinud kaebusi ja nii edasi, et tegelikult ma olen täiesti veendunud, et käib käsi niimoodi, praegu ka käib, et sellepärast nagu ma väga palun, tulge nagu, kirjutagegi mulle, okei, te ei pea nagu esinema kuskil, te ei pea enda nagu töökohta panema, kui te tahate seal edasi töötada, ma ei tahaks muidugi. Aga te ei pea nagu seda panti panema nii-öelda, et lihtsalt palun andke endast märku, et mis seal praegu toimub, et kui siin nüüd täna tuleks, ma ei tea, muidugi ma ei usu seda eriti, kui keegi tuleks ja ütleks, et oi, et see on kõik välja mõeldis ja sealt kõik on nagu imeline, nagu muinasjutumaa paradiis, eks ju, et sigadel on, ma ei tea, jooksevad õues, tuhnivad heinas, kärssapidi poris, et sellist asja tegelikult ei ole. Et siis muidugi, aga ma oleks nagu väga tänulik, kui ilmuks välja ka need inimesed, kes praegu töötavad ja suu lahti teeks, sest et ma ei ole suuremasi plakatiga vehkija. Ja ma ei viitsigi, mul ei ole sellist aegagi, et minna kuskile plakatiga vehkima või ma ei tea, korraldada mingeid kampaaniaid aga ma näen just seda praegult, et selline tõe rääkimine ongi kõige olulisem, et kõik see nagu avalikkuse ette tuua, et see on nagu hästi oluline, et ei ole kuskil keegi ei räägi nagu mingi anonüümne, selles okei, täna me niimoodi oleme, aga mina ju näen, eks ju, kellega ma räägin ja teie kuulete ka, et oluline on nagu see, et keegi kuskil oma, et selja taga võib-olla räägivad, võib-olla sugulastega räägitakse, eks ju, kui õudne ja nii edasi. Aga avalikkus ei saa sellest ju teada sellisel moel. Ja kui me räägime nendes igasugustest nõuete rikkumistest, eks ju, näiteks kas või selle sama laipade käitlemisel, toidu käitlemisel, see on tegelikult meie tervis ju kõik. See on meie tervis, et see ei ole ka kellegi enda nagu mingi asi, et ma ei räägi, ma ei tea, mina ei tahaks salmonelloosi saada näiteks. Ma arvan, et ma eile sealt kaevust juues, nagu mul on täitsa hästi kõik, ma ei saanud mitte midagi, et aga salmonelloosi ma küll saada ei taha, mul on sugulane kunagi sellega haiglas istunud, päris karm haigus on. Et ühesõnaga, kirjutage jälle siia kommentaaris, siis ma luban, ma pärast loen kõik läbi, et ma proovin homme mõelda või homme teha midagi. Mõtlen jälle, kuhu ma midagi saaks küsida, kuhu ma mingi teabenõude saaks teha, et see mingisugunegi kontrollimehhanism võib-olla nagu teistsuguseks muutuks. Homme tuleb muidugi see teabe või selgitustaotluse vastus ka mulle, et siis ma näen nagu päriselt seda, et mulle räägitaksegi seal mingist jampsi suust välja, siis sorry, aga ma ei tea, võib-olla siis tulekski võtta plakat, võib-olla tuleks hangud võtta lausa ja võib-olla tuleks sitapütt ka võtta, ja minnagi sinna Toompeale nende hangude ja sitapütiga. Ei ole nendest lautadest, kus need sead on ära tapetud, tuleb see läga viia sinna Stenbocki maja ette. Jah, sul on võib-olla õigus. Võib-olla tulekski tahavad Euroopast meile siia kõik tarnida kõiksugu lihatooteid, mis ei kõlba tegelikult toidu tegemiseks. Sa paned lihapotti, mis vahutab ja kuivab kokku, millel on ätika maitse juures. See ei ole normaalne. Ma ei taha seda solki. Jah, mina ka mitte.
ma lihtsalt noh, natuke olen veel tänasest jutuajamisest šokis, ma lihtsalt suudan praegu mõtelda oma 8 kana ja 1 kuke peale, kes eile munesid mul 9 muna kamba peale, täna sain sealt 8 muna, on ju, ja siis ma mõtlen, et nagu teen neile parem pai ja mõtlen, et nagu okei, 3 tükki nendest on nagu selle õuduse läbi teinud koos selle nokkade kõrvetamisega ja sulgede kaotamisega ja kõik selle, eks ju, et ja samas nad ikka nii tänulikult munevad mulle ja tulevad ligi ja tahavad pai, on ju, ja nad on nii sõbralikud, et hea, et mul siga ei ole, ma ütlen ausalt. Muidu ma oleks sigaga praegu kallistama koju, päriselt. No. Et jah, et ühesõnaga olge siis tublid edasi, kirjutage siia kommentaari ja kui keegi tunneb, et tema süda on õige koha peal ja ta töötab täna sellises kohas, kus on mingi ebaõiglus valitsemas nendes asjades, siis kirjutage mulle. Kindlasti on selliseid inimesi, ma ei usu, et ei ole. Et kui te tahate jätta anonüümseks ja ei ole probleemi, nagu täna jäi Tiina anonüümseks, eks ju, et ei ole probleemi ja kohtume siis järgmisel korral. Davai, tšau.